Ma palun siia Kuulsustasime instituudi õppejõu Paul Heasalu, kes peab ettekande teema Vana Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos. Tere päevast! Kõigepealt ütleksin seda, et Vana Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos on keeruline küsimus juba sellepärast, et küsime siis, mis on Euroopa. Siis, kui Vana Testament kirjutati, Euroopat sedisena ei olnud, nii nagu meie tänapäeval mõtleme, et on piir ja kusagil on Aasia, kusagil on Aafrika. Tol korral mõeldi pigem asju niimoodi, et on paremad osad maailmas nagu Egiptus, Süüria ja Mesopotaamia ja siis on muu maailm, kus elavad igasugused sküüdid. Ja seal haritud maailmas on kõik asjad hästi, inimesed loevad, kirjutavad, inimestel on kõik vajalik olemas ja mujale lihtsalt asjad jõuavad natukene aeglasemalt, mitte ka oluliselt aeglasemalt. Ja suur osa Euroopat kuulub just sellesse piirkonda, kuhu asjad tulevad väikese hilinemisega. Aga Vana Testament, tema on juba olemas. Edasi, kui küsida, mis on Vana Testamendi mõju Euroopa jaoks, siis jällegi meil on raske hinnata, mis on see originaalne osa Vana Testamendi mõjutustest Euroopa jaoks ja mis on aluskiht, mis on võib-olla olnud isegi ühine Euroopa ja Vana Testamendi jaoks. Ja küsimus läheb seda keerulisemaks, kui mõtleme selle peale, et see konflikt, mis Vanal Testamendil on Euroopaga, on tegelikult juba vägagi vana. Näiteks Vana Testamendi prohvetid sõdivad väga vihaselt mingisuguste Foiniikia müütide vastu. Seejuures Foiniikia ei olegi meie kui eurooplaste jaoks mitte nii väga kauge maa. Sageli on Kreeka ja Rooma mütoloogia lähedalt seotud Foiniikia mütoloogiaga. Nii et see konflikt ühe ja teise kultuuri vahel oli siin Euroopa kandis olemas tegelikult juba varasemal ajal. Veel üks mure, kui me räägime Vanast Testamendist. Vana Testament on selles mõttes üks väga selge ja hea asi, ta on meie jaoks kaante vahel. Me võime lugeda ta läbi esimesest Moosese raamatust Malakia raamatuni ja me võime täpselt teada, mis on seal vahel. Euroopa kultuurilugu on jällegi nii avar mõiste, kuidas me seda mõistame. Mis on kultuur? Kas kultuur on ju algselt haritud maa? Et enne oli ilma harimata maa, lükkame sinna adraga vao sisse ja siis on see juba ladina keeles kultuura. Kumb oli varem, kas kultuura või natura? Natura oli hiljem. Teate miks? Sellepärast, et inimesed olid võimelised rääkima kultuurist, sest nad olid selle oma kätega teinud. Natura ei ole inimeste tehtud ja seetõttu inimestel kujunes alles hiljem oskus rääkida sellest, mis on loodus ja mis on kultuur. Võib-olla peaks ütlema, et see ei ole mitte ainult kunst ja muusika. Mina tahaksin öelda kõigepealt just, et kultuur ongi põllutöö ja aiandus. Ja mispärast? Lihtne näide, ma räägin Vanast Testamendist mõned väljajättelised kohad ainult. Kõigepealt, kuidas on Vana Testament mõjutanud meie maailmapilti. Kuidagi me ei saa ümber sellest, et Vana Testament räägib, kuidas on maailm alguse saanud. Ja alguse on maailm saanud nõnda, et Jumal pani inimese elama Eedeni aeda. See tähendab, Jumal andis inimesele koha, kus elada, andis elukutse, kõik oluline on olemas.
Ühtlasi ja mis on meie kui eurooplaste jaoks väga oluline, Jumal ütles inimestele seda, et tehke tööd ja püsige paigal. Muidugi see püsige paigal on tänapäeval väga raske käsk meie jaoks täita, aga Adam ja Eeva pandi just nimelt paigal püsima. Ja kui piibel seda nõnda räägib, siis sellega ta läheb vastuollu meie tänapäeva euroopaliku mõttemaailmaga. Meie jaoks on ju oluline merkantilism, mida hiljem alates Marxist on hakatud küll nimetama kapitalismiks. Ja siinkohal me näeme, et me läheme Vanast Testamendist hoopis kaugele ja kahjuks Vana Testamendi tähtsus ja mõju meie jaoks isegi kahaneb selle kaudu. Sest Luter põlise Vana Testamendi inimesena on öelnud sellist asja, meeste ülesanne on raha koju tuua, naiste ülesanne on raha kodus kokku hoida. Ja seejuures naiste töö on olulisem kui meeste töö. Mõelge, kui vähe on see seotud mingisuguse kaupmehe mõtteviisiga, aga Luteri jaoks tema Vana Testamendi taustal nii iseenesest mõistetav. Ja me vaatame ka konkreetsemalt näidet selle kohta, miks niimoodi mõelda. Õpetussõnade raamatus, mida täna juba ka mainiti, on selline koht, mis loetleb naiste töid. Kõik asjad käiakse tähestiku järjekorras läbi ja öeldakse, kui oluline on see inimeksistentsi jaoks. Ja meeste teema on seal ainult kõrval natukene puudutatud, et mees vaatab naise tööd ja kiidab selle kõik heaks. Aga see tuleb just sellest, et Vana Testament näitab, inimene on pandud aeda harima, paigal püsima, näidatud õige koht elus. Nüüd Vana Testament muidugi vaatab natukene kaugemale ka maailma loomist kirjeldades ja paneb selle süsteemi, näiteks, et 6 päevaga loodud. Ja Euroopas me oleme alati rääkinud seda, et piibel on vastuolus teadusega. Ükskõik siis, kas me kiidame piiblit heaks või kas me kiidame teadust heaks, aga ma ütleksin seda, et piibel oli teadusega vastuolus juba 3000 aastat tagasi. Nii et need, kes piibli tookord kirjutasid, nad oleksid võinud seda mõjutada kuidagi, kui nad oleks tahtnud. Et kirjutame teistsuguse piibli, et ta poleks teadusega vastuolus. Aga neil oli ikkagi mingi idee, sest nad nägid, see Mesopotaamia teadus ei ole nii palju väärt, et me peaksime olema sellega kooskõlas. Ja võib-olla ka meie tänapäeva teadus ei ole seda väärt alati, et me oleksime sellega kooskõlas. Teadusega teinekord peabki vastuollu minema. Ja Vana Testament näitab, et Mesopotaamia teaduses on väga paljud tunnusjooned, millega me ei või leppida. Seetõttu me anname oma isikliku positiivse sõnumi, mis täiendab kuidagi meie Euroopa kultuuri, tegelikult terve maailma kultuuri. Ja kui minna kunsti valdkonda natukese, siis kunstis on tuntud üks motiiv, kuidas Jumal loob inimese ja nad sirutavad käe üksteise suunas ja sõrmed puutuvad kokku. Kas keegi oskab öelda selle kunstniku nime? Vabandust, mina. Michelangelo, ja seal pildil kujutatakse, et Jumal on halli habemega vanamees, inimesel habet ei ole. Miks nii? Paljud kinnitavad, et teate, ega mina ometi ei ole selline inimene, kes ütleb, et Jumal oleks halli habemega vanamees.
Ja see on otse kui mingisugune kinnitus, et oma sotsiaalse staatuse saavutan ma sellega, et ma eitan seda väidet. Uuem teadus on siiski näinud, et Jumal tõepoolest on halli habemega vanamees. Ja ma võin seda põhjendada väikese statistilise kokkuvõttega. Enamus antiikaegseid tekste ütlevad, et Jumalal on just nimelt hall habe. Näiteks Danieli raamat ja mõned muud tekstid veel. Üks ainus tekst väidab sellele vastu, et Jumal on musta habemega. Ja selle intentsioon või põhjus, miks ta niimoodi ütleb, on tegelikult arusaadav, kui Jumal ilmus Moosesele, et läheme Egiptusest ära, siis Jumal pidi olema ju noor mees, sõjamees, kes ilmub taevast rahva juhile, aga enamasti, kui on asjad hästi reflekteeritud, siis sõnumiks on see, et Jumal on kõige targem olend. Ja seetõttu peab ta olema vana ja halli habemega. Ja see pilt Michelangelol, kuidas moodi Jumal loob inimesel habet ei ole, ta on noor, kogenematu, aga Jumal vaatab talle silma ja ütleb talle sina ja enese kohta ütleb mina. Ja see on üks oluline filosoofiline mõte, mis on ka Euroopa 20. sajandisse jõudnud, et filosoofia mõistetest need Vana Testamendi mõisted, nagu sina, mina, just see viis, kuidas Jumal inimesega räägib, ongi need kõige õigemad. Ja läheksin tõttan edasi teemadega. Vana Testament on meie jaoks üks väga oluline ilusate ajaloo sündmuste allikas. Ja peab ütlema küll, et eurooplased pole Vana Testamenti mitte alati mõistnud, sest eurooplastele tihti meeldib, tegelikult kõigile maailma inimestele selline muinasjutu mõtteraamistik, et elu on hea ja kurja võitlus. Kui me nüüd Vana Testamenti loeme, meil on raske öelda, kes see hea, kes kuri on. Võtame näiteks Taaveti, oli ta nüüd hea või kuri, käime niimoodi kõik inimesed läbi, Abraham, Iisak, Jakob, anname vastuse, raske öelda. Just nagu meiegi elus, et kas mina olen hea või kuri. Ega ma ju ei tea, ei oska erakonda valida, aga nii ongi Vana Testament kirjutatud, et hea ja kurja võitlus ei ole. Inimesed satuvad eri olukordadesse ja raske on öelda, kes me oleme. Küll aga me näeme seda, et hea Jumal tegeleb meiega, ükskõik millised me ka tänasel päeval ei oleks. Ja Vanast Testamentist on Euroopa kultuur ka eemaldunud, näiteks on olnud perioode, mil taoline jutustav kultuur nagu Vanas Testamendis on taandunud. Selle asemele on tulnud kreekalik ontoloogia või ladinapärane juriidiline maailmavaade ja jutustav tekst on jäänud tahaplaanile. Sest inimene tahab ju ikkagi vaadata, et mis see nüüd on, näiteks armulaua leib, kas see on see leib või on see liha. Ei saa ju olla korraga kahte, vaid taoline mõtteviis Euroopas on just tunnus sellest, et me oleme kaotanud ära Vana Testamendi kombe mõelda selle peale, et asi on loo osa. Kui Jeesus võttis leiva, ütles, et see on minu ihu, see on ju jutustus. See ei ole mitte filosoofia, ontoloogia ja ta ütleb, tehke seda minu mälestuseks, mida see tähendab lihtsalt, et Jeesus saab looks ja ütleb, rääkige seda lugu edasi. Aga Euroopa teinekord on kaotanud ka selle ja võib öelda, et reformatsioon on olnud aeg, mis on andnud palju juurde jutustava kultuuri tagasitulekule.
hoiakule. Näiteks ka see, et lastele nimede panemisel piibli nimed muutusid järjest olulisemaks ja pühakute nimed taandusid. Juba see näitab, et Vana Testamendi mõju on tugevnenud peale reformatsiooni inimeste keskel ja Vana Testament oma jutustustega sageli lihtsast inimeste elust on ka harukordselt rahumeelne raamat. Ma tahaksin seda öelda ja kui me räägime Eesti ajaloost sellest, et ristiusk on toodud tule ja mõõgaga, ladina keeles tegelikult see kõlab natukene teisiti, ferro ignekve, siis see ei ole üldse seotud Vana Testamendiga, Kristlusega, see on Euroopa kirjanduse pärand just nimelt Kristluse eelsest ajast. Ja Vana Testament räägib ka sõdimisest, aga eurooplased pole kunagi aru saanud, mis on see Vana Testamendi vaade sõdimisele. Seepärast, et Vana Testament eelkõige räägib meeleparandusest ja näiteks sõjakirjeldused sisaldavad väga harva heroilisi tunnusjooni või kui, siis sellistes äärmistes kohtades, mis on väga kunstiliselt välja töötatud, nagu näiteks Sauli surm, aga enamasti ikkagi sõjakirjeldus on niimoodi, et meie kuningad, kes olid Jumala unustanud, meie arad sõjamehed, kes laiali jooksid ja meie Jumala unustamine. Ja seetõttu, kui me vaatame neid ajaloosündmusi, ka sõdade kirjeldusi, tegelikult me loeme seda Vana Testamenti siinkohal läbi Uue Testamendi ja mitte Lähis-Ida traditsioonide kohaselt. Ja tegelikult isegi hästi, et me seda teeme nõnda, me näeme Vana ja Uue Testamendi ühtsust selleski küsimuses, kuidas tõlgendada. Ja kolmandaks veel ma räägin, et Vana Testament on mõjutanud ka Euroopa poeesiat, kujutlust sellest, kuidas moodi luua luulet. Ja peab küll ütlema, et kui Vana Testamendi jutustused said meie jaoks Euroopa rahvastele otse kui ühiseks Euroopa rahvuseeposeks, kõik need Abraham, Iisak, Jakob, Taavet, Saalomon, kõik see on nagu meie ühine rahvuseepos tänu tõlkele, kreeka ja ladina keelde. Aga selle tõlke käigus muide, mis läks kaduma? Lakoonilisus, nagu see on semikeeltele omane. Lühikese lause asemel pikk lause. Tegusõnalise lause asemel omadussõnaline lause. Ja see suur muutus. Aga eurooplased on tunnetanud Vana Testamenti sageli kui poeetilist teksti, kui oratooriumit, eriti näiteks kui rääkida Jesaja raamatust ja ka Euroopa rahvaste luulesse on läinud Vana Testamendi poeesia pikkade värsiridadega, tõsi küll, aga ikkagi näiteks Tšehhi vaimulikus laulus usuvõitlus kui Makabi vendade võitlus Antiookia vastu või siis luterluses Kristus kui sõjamees, kes tuleb päikese kiirusel, ainult et sõjamees, kes ei tule mitte horisondi tagant, vaid horisondist kõrgemalt ja ühte teistsugust sõda sõdima inimeste keskel või siis näiteks Kesk-Euroopa rahvaste psalmide ümberluuletamised Euroopa luulekeelde. Kõik see on Vana Testamendi jälg meie kultuuris. Aitäh!